Tere taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. Linnamaasturite segmendi võidukäik on suurematele Volvodele toonud XC modifikatsioonid. Me täna vaatame väiksema V40 analoogilist versiooni CC ehk Cross Country. Cross Country puhul ei rõhutud niivõrd maasturi omadustele, kuivõrd sportlikkusele ja dünaamilisusele. Ehk siis märksõnad on kiirus ja mugavus. Seetõttu ei erine maastikusõbralikum versioon kuigivõrd tavalisest V40-st ning kõik 6 on visuaalselt nähtav. Siin võib täheldada uusi põrkeraudu, kärgesivõret, püstiseid päevasõidutulesid, reljeefseid küljelaiendeid, mida Volvos miskipärast astmelaudadeks nimetatakse, ning tagumisse põrkerauda integreeritud põhjakaitset. Standardis monteeritakse autole alla 19-tollised valuväljad. Ja muidugi ei tohi ära unustada kuni 40 mm võrra kõrgemat clearance'it. Ehk siis Cross Country't üritati muuta, kuid mitte tundmatuseni. Sihtgrupp on ju sama. Kui näiteks teete linna peal ringi tavalise V40 ära, tekib kohe tahtmine kõrgema clearance'iga autosse ümber istuda. V40 Cross Country juures esitleb Volvo veel üht uut nägemust. See on lase ja pruuni teema. Kerevärvi nimetatakse siin Raw Copper ja keskkonsoolil Copper Down. Pean nentima, et mulle muidu pruunikad toonid eriti ei istu, kuid siin sobivad need küll haruldaselt hästi kokku. Igal juhul soovitan igal ühel ise üle vaadata, oma silm on ju kuningas. Värve pakutakse siin mitmeid ning suurt tähelepanu ongi pööratud individualiseerimise võimaluste loomisele. Nii nähakse ette kahevärvilised polstrid, need peaksid andma ostjale juba üsna vabad käed oma auto ainukordseks muutmisel. Vanasti olid Volvod suhteliselt konservatiivse disainiga. Meie tänane testiauto on oluliselt koloriitsem. Kuidas selline disain ajale vastu paneb, seda näitab juba tulevik. Aga sõitjad näevad ja tunnevad autot pigem siiski seest ning siin on kõik mugavaks kulgemiseks tehtud ja olemas. Kahevärvilisel viimistlusel me juba peatusime, kuid asi, millest lihtsalt ei ole võimalik mööda minna, on see täisdigitaalne näidikublokk. Võiks öelda, et armusin sellesse kohe esimeses silmapilgus, siin ei ole ühtegi mehaanilist detaili. Ning tänu sellele piirab näitude kuvamist vaid fantaasialend. Vaieldamatult on see parim, mis seni tavaautodel seeriatootmisesse on toodud. Uskumatult vinge on see kiirusnäidiku tipu ümber disainitud valgusring. Istmeid saab mitut pidi reguleerida. Juht saab seda toimetada elektriliselt, istmed ise on pehmed, mugavad korraliku külgtoega ja saab kohe päris mitusada kilomeetrit maha sõita, nii et selge ära ei väsiks. Sõiduomadustest rääkides alustagem PowerShift käigukastist. Nüüd selle uue PowerShift käigukastiga on sõit erakordselt sujuv. Just kui kasutaks variaatorkasti ja 100 hobujõu võrra nõrgemat mootorit. Stabiilsuse kohta on raske adekvaatset hinnangut anda. Meil on ikkagi talv ja autol on all lamellrehvid koos kõige sellest tingituga. Samas olen täheldanud, et stabilisatsioonisüsteem on siin üsna aktiivne ning sekkub juba kaugelt enne, kui olukord ohtlikuks minna tõotab. Varustusel pikalt peatuma ei hakka. Volvo on ju teada-tuntud turvaliste autode valmistaja. Ka siia pakutakse kõike alates kokkupõrke hoiatussüsteemidest ja jalakäijate turvapatjadest kuni juhi valvsust kontrollivate süsteemideni välja. Niisiis V40 Cross Country. Volvo pressiteates öeldi, et selle auto väljatöötamisel pöörati suurt tähelepanu kõikvõimalikele detailidele. Ja nii tõepoolest ka on, kas või näiteks see suur klaasist katus. Selle tagumine serv teeb väga siukse efektse jõnksu. Kui sügavalt järgi mõtlema hakata, siis miks peakski see sirge olema? Selge on ju see, et sellist on keerulisem toota, kuid saadav efekt on ka kolossaalne. Ja selliseid vingeid disaininõkse võib selle auto juures kohata pea lõpmatuseni. Aga selle poolest Volvo erinebki ju teistest tootjatest. Väga vinge. Aga meie näeme teiega järgmises saates, seniks nägemist.